Markus Normak, et esimene sõit oli stardist väga hea minekuga kuni keskpaigani, et ja siis hakkas vaikselt kohti kaotama, et mis juhtus? Ma tegin väikse soone vahetuse ja korvimees võib-olla ei lugenud seda läbi ja seal kukkusime korra ja selle tulemusena siis tuli väike tehniline probleem ja pidime natuke tempot alla võtma, et kuhugi enam rohkem kinni jääks ja rohkem mingeid apseid jääks. Teises sõidus te Lerbertiga võitlesite päris tugevalt, et ka nemad vajusid ära, et mis neil võitlus? Mis neil juhtus, ma ei tea, et kuskil mäe otsas nad seisid, ise oma jala peal tulid ära, et loodame, et ise ei terveks, et on tehniline probleem. Teises sõidus sa said sükse päris sellise hea nagu sükse koha, nagu, et su ees ei olnud kedagi pikalt ja tegelikult ei olnud ka tagant pikalt tulemas, et kas sellega oli nagu hea lihtne sõita lõpuni? Lihtne kindlasti ei olnud, et võib-olla seal sõidu alguses pooles toimus rohkem võidusõidu, et siis võib-olla paneb ennast ka rohkem pingutama, et ei matka niisama, et siis kui kuidagi surve ära kaob, siis hakkad liiga palju võib-olla mõtlema, et kuhugi kinni jääks, et ei eksiks, et siis on fookus mujal ja võib-olla sõidu lõpp isegi oli natuke raskem kui sõidu algus. Järgmine nädalavahetus toimub võistlus Leedus, et uuel rajal, et oled sa seda ka uurinud, ka mis rada on ja mis seal tsikliga tegema peaks, et oleks hea sõita? Koha peal me käinud ei ole, ma olen näinud GoPro videosid ja nii nipet-näpet kõrvalt kaamera videosid, aga mis meid ees ootab, eks me saame koha peal teada. Väidetavalt midagi väga keerulist ei tule, aga mis täpselt tuleb, on üllatus. Nüüd oled ka jõudnud üldsarjas kokkuvõttes top 20 sisse, et 19. Kas sa järgad ka pürgimist kõrgemate kohta peale? Ikka jaa, et teeme, mis me suudame ja kogume rohkem punkte ja prooviks ikka veel kõrgemale tõusta, et praegu on kõik hästi ja loodame, et nii läheb edasi. Aga tänud ja edu Leeduks ka! Aitäh!